ja reaalselt see maksab 1,30 siin. 1,30. See maitse kõige parem just ei ole, aga ta on ülikasulik asi. Mul juuksis juhtus täna niisugune huvitav asi, et üks tüdruk tuli minuga rääkima. Kasutasin mingeid uusi silmapatju ja lõi mulle nagu täiega siukse lööbesi alla. Sellepärast, et me tegime just väga suure ostu. Tere vlog! Ma mõtlesin, et ma lihtsalt teen selle vlogiga siin algust kiiresti telefoniga, sest mul tuli tuhin peale. Just lõpetasin trenni, vaatasin teiste vloge ja mõtlesin, et ma pean ka ikka vlogiga alustama. Nii et tere tulemast siia vlogi. Just käisin siin All Staris ja proovin nüüd mingit uut siukest proteiinibatonikest. Väga palju proteiinibatoone ei söö. Aga kuna mul kõht nii tühi ja mul on veel tegemisi enne kui ma koju jõuan, siis teeme teistesti. Suht mõtetu. Barberisjamad on nii palju paremal. Emai proteiiniküpsised on ka nii head. Seda ma küll enam rohkem ei ostaks. Meil on täna mingi mega kahtlane taevas olnud. Siuke nagu mingi vine on peal. Ma ise kahtlustan, et see on liivatorm jälle, sest ma terve päev ka pea valutanud. Nii et jah, siuke kahtlane taevas. Sest muidu on meil nagu full sinine taevas. Päike paistab. Et siukest taevast on meil väga harva. Et lihtsalt nagu mingi siuke hall taevas. Pluss see ei ole isegi ainult hall, vaid see on nagu veits siuke kollaka varjundiga, aga siuke kahtlane taevas. Ja see, et pea ka veel terve päev valutab. Mulle vahest liivatormide aeg valutabki pea. Nii huvitav, Sahara liivatormid on siin. Siuke fun fact. Ma just möksisin siin õhtusöögis kokku siukse asja. Siin on riisinudlid, peisakliha, fetajuust, brokkoli, mis on muideks mega hea akna puhul mul. Kodujuust, ma ei tea, kas ma seda mõtlesin. Tomat ja peisakliha. Ma just kordasin mingi 100 asja praegu korraga, aga see on mega hea. Ja toitev toit õhtuks. Nii, ma võtsin lõpuks kaameraga kätte. Ei pea seda telefoni kvaliteeti siin terve vlogi ajal kannatama. Ma sättisin oma kaamera mingid settinguid siin üks päev ja no ma lihtsalt katsetasin neid. Ja ma ei tea, kas on normaalne värv, vist on. Igatahes mul oli vahepeal räige error näonahaga. Ma jõudsin Eestis tagasi nüüd vist juba 2 nädalat tagasi varsti. Või juba ongi 2 nädalat. Ei, vist saab 2 nädalat. Issa, ma ei ole üldse kindel praegu. Vist saab 2 nädalat. Ja mul läks lihtsalt juba Eestis olles näonahk nii käest ära. Et mul oli, ma ei tea, kas mul on pilti sellest, kui hull mul näonahk oli, aga mul oli üks kõige hullemaid, mis mul olnud on. Nagu üks kõige hullemaid. Ja nüüd praegu mul on küll veel meik peal, kuigi see on suht ära kulunud ja praegu ma olen täiega nagu siukses taastusprotsessis selle näonahaga. Aga kuna ma tean, et nii paljudel on sama mure, siis ma mõtlesin, ma update'in teid ja räägin teile, mis minul on aidanud nüüd selle 2 nädala jooksul näonahaga, et see läheks paremaks. Esimene asi, ma tean alati, et minul on toitumine. Ma ei ole täielikult elimineerinud suhkrut, ma ikkagi aeg-ajalt tarbin, aga kõige olulisem on see, et ma tarbin põletikuvastaseid toite. Ja ma nüüd 5 hommikut järjest äkki võtnud sisse siis ingveri, kurkumi, selleri, vee ja musta pipra ja sidruni segu. Siuksed šottidena, ma olen ise selle teinud, täiesti tunde järgi tegin blenderis, lihtsalt segasin kõik need asjad kokku ja siis iga hommik nüüd oleme seda võtnud tühja kõhu peale. Ma näen, et see täiega hästi toimib ja see on mega põletikuvastane ja keha puhastav, et siis see on täiega mõjunud ja lisaks on mõjunud ka brokkoli söömine, siis ma krõpsutan täiega brokkolit. Brokkoli mul tegelikult alati täiega aidanud näonahaga, nii et ma väga soovitan seda katsetada. Võtan meiki samal ajal maha ja räägin kohe edasi. Põhilised asjad ongi just need šotid on ja brokkoli. Brokkolit ma olen küll nüüd alles mingi 3 päeva tarbinud, aga ikkagist ma nagu näen mõju. Ma näen väga tugevat mõju. Siis loomulikult ma panen ikka veel oma ravikeeli näkku. See mul ka alati aitab. Sellega mul vahepeal oli väike paus, aga üks siukene kreem nagu Differin, kellel on akne. Ma usun, te olete Differinist kuulnud. See on retseptiravim.
seda niisama ei saa selles suhtes, aga jah, see ka aitab, aga see mul, ma arvan, oli ka üks põhjuseid, miks ma vahepeal akna üsna tugevalt välja lõi, sest ma hakkasin seda üle pika ajale kasutama ja selle kasutamisega ongi nii, et see on mingi 3-4 nädalat põhimõtteliselt näed, kuidas sul mingisugused väiksed punnikesed tulevad kogu aeg välja, et need, mis nagu niikuinii on mingi aeg tulekul, siis see kuidagi kiirendab seda protsessi, et siis jah, see oli ka kindlasti üks põhjuseid, aga ma tean, et juurpõhjus ikkagi, miks mul nagu väga hulluks näonahk läks, oli kõik see stress ja ma tegelikult usun, et ka kliimamuutus, sest praegult on päris suur vahe nagu kliima mõttes see, mis Eestis toimub ja mis siin Hispaanias, et praegu meil siin on mingi 20-23 kraadi iga päev. Eestis, teadagi suke feels like 3 oli kogu aeg, kui ma seal olin, on ju. Ma vahetasin välja rätiku, mille sisse ma omal nägu siis kuivatan. Et ma ei kuivata oma nägu enam selle rätiku sisse, kuhu ma ka keha kuivatan, vaid mul on selleks nagu täiesti eraldi rätik. Ma usun, et sellel on ka oma väike mõju. Siis ma kasutan LED näomaski. Mitte päris iga päev, aga suke suht üle päeva. Siis üks mega hea mask, mis mul väga hästi toimib, on see, et ma segasin kokku aloe vera ja mee omavahel, mitte midagi rohkem, ainult aloe vera, 100% aloe vera ja mesi. Ja hoidsin seda näo peal mingi 10-15 minutit. Ja mulle tundub, et see mõjub ka mulle üli hästi, vähemalt seal mul mingit ärritust tekitan, see ei ole kuidagi halvemaks teinud, pigem just siuke mõnusalt niisutab ja mul on alati üli mõnus olla peale seda. Kuidagi nahk on nagu nii ilus ja siuke teistmoodi, et mulle tundub, et ka see mõjub väga hästi. Siis, mis veel? Ma olen nii palju asju teinud, ma alati, kui mul läheb akna mega hulluks, ma hakkan lihtsalt kõike tegema, mida ma tean, mis vähegi mind aitavad. Mul akna olnud reaalselt 8 aastat. Nii et ma olen õppinud oma nahka ikka väga hästi tundma selles suhtes. Nii, ja mis ma veel teen? Ma nüüd mõni päev tagasi hakkasin tegema põhimõtteliselt topelt näonaha puhastust. Ehk siis ma kõigepealt võtan oma meigi maha mitsellaarveega. Mina kasutan siis Bioderma mitsellaarvet. Kõigepealt võtan sellega maha, mida ma kohe hakkan tegema ka. Ja siis ma pesen CeraVe praegu siukse, siis näopesukeeliga. Enne mul oli üks teistsugune, see teine sobis mul natuke paremini. See oli natuke heledam roheline siit, aga seda ei olnud siin apteegis müügil, kui ma läksin ostma mingi paar kuud tagasi. Nii et ma ostsin selle, see peaks ka aknele nagu justkui olema mõeldud, siin isegi kirjas kuskil mingi akne. Aga ma ei tea, see teine oli ühesõnaga parem mulle. Siis üks uus asi, mis ma teen, ma hommikul näitan ka teile. Ma tellisin Temust endale siukse külmamaski. Põhimõtteliselt iga hommik ma panen selle külmamaski endale näkku. See on lihtsalt külmkapis hoian, panen selle iga hommik lihtsalt puhastatud näonaha peale. Ja see esiteks võtab täiega näopaistetust hommikul ära, tüdrukud tellige endale see. See maksis mul Temust ostas äkki mingi 5 euro ainult. Täiega soovitan, kui sul on ka nägu hommikul paistes või sul on mingi hull põletikune akna nagu mul, siis aitab täiega, nagu täiega. Siis, mis ma veel teen appikana, ma teen nii palju asju. Siis ma üritan mitte oma punne pigistada, võt see on ka mega oluline. Ma olen terve elu oma punne pigistanud ja nüüd ma kasutan punniplaastreid selle jaoks, et ma neid ei pigistaks. Ehk siis ma panen ööseks punniplaastri peale. See on täiega hea lifehack, kui sul on akne ja sul ikkagi tekivad siuksed sellised vistrikud, kus on mäda otsas, siis ausalt ka osta endale punniplaastrid. Sul esiteks vistrik kaobles nii palju kiiremini ja sul ei jää neid arme. Ma arvan, et kõik minu armid on sellepärast, et ma olen punne pigistanud. Suht kindlalt on see nii. No praegu mul on muidugi suht nagu punane nahk, sest ma just puhastasin ja siit kuidagi kaamerast tundub see osutades punasem. Tõenäoliselt ei ole see nii punane. Kui ma vaatan siit peeglist, siis tegelikult see nii hull ei ole. Aga selles suhtes ma olen ikkagi oma sellel teekonnal veel, et mul ei ole praegu mingi ideaalne nahk kindlasti, aga mul on mingi nädala ja
tagusega võrreldes äkki mingi 60-70% parem. Ehk siis lootus on, läheb paremaks. Ja ülirõve on see, et kui näonahk on pekkis, siis ma tunnen, et mu nägu on ka paistes. Ma ei tea, kas see on omavahel midagi seotud, aga ma tunnen, et mu nägu nii tüütu lihtsalt akne on nii jubene haigus. Need on reaalselt, need inimesed on blessed, kellel ei ole aknet. Blessed. Nii, aga rohkem mul vist sellega seoses ei olegi midagi öelda. Also, ostsin siit, mul on veekindel ripsenduss on ju, siis mul on vaja veekindel ripsendussi eemaldajat. Ja Eestist ostes olid alati need ripsendussi eemaldajad päris kallid, need läksid ka ajaga kogu aeg kallimaks. Lõpuks oli mingi 5 € juba ja ükskõik niukast ma ka ei ostnud. Ja siit ostsin Aldist sellise ja reaalselt see maksab 1,30 siin. 1,30, samasugune. See ei ole küll sama firma, see on teine firma, aga samasugune, umbes sama suur nagu ma Eestist ostsin. Ja maksab siin nagu mingi 4 korda vähem. Täiesti haige lihtsalt. Ja vatitupsud ja kõik sellised asjad on ka siin nii palju odavamad. Uskumatu. Nagu tegelikult üldse elu on siin nii palju odavam. Välja arvatud üürihinnad ja vesi. Sellest ma eelmises blogis rääkisin ka, et vesi on siin nagu, kraanivesi on täiega kallis. Nii, aga ma nüüd loputamana, üks nipp veel. Mul on nüüd ka sellised näopuhastuslapikesed ühekordse, või nagu selles suhtes, et nagu ühe korra kasutati, siis viskad pesumasinasse. Ma ei mäleta, kust ma ostsin need. Ma ostsin need Actionist, üks siuke pood on siin nagu Action, aga sa võid ka Hiinast need tellida. Siuksed nagu, ma ei teagi, kas ta on mikrofiiber, ta ei ole mikrofiiber. No saate aru küll, mis materjal see on. Väga meeldivad. Sätsin ennast just valmis, lähme reedesele turule. Ma arvan, ma turgu ei hakka seekord näitama, sest ma olen teile nii palju turgu näidanud. Ma just näitan absoluutselt igas Hispaania vlogis teile turgu. Lihtsalt lähme ostame oma põhilised asjad ära ja teen teile hiljem hauli ja räägin, mis on praegu hooajakaup ja palju miski maksab. Turul on käidud, ma ei taha seda tuld. Mis me siis turult ostsime? Praegu on meil jälle süke sitruseliste hooaeg siin käes. Kui me siia jõudsime, siis oli ka, ehk siis ma eeldan, et see kestab siin kuid ja kuid ja kuid. Aga hakkame järjest minema. Sitruseliste hooaeg, aga tegelikult ka mango, avokaado ja granaattõuna hooaeg. Ostsime sükse suure kotitäie granaattõuna ja kilo oli 50 senti. Ma pole elus nii odavaid granaattõuni ostnud. Siis pojo, kana. Siin turgudel tehakse mingi, ma ei tea, sellel turul on äkki mingi 5-6 putkat, kus nad nagu otse teevad seda grillkana. Siis ostsime kana, me suht iga nädal ostame või üle nädala seda grillkana. Terve kana siis grillitult maksis 12 € või 11, oleneb kohast. 2 sellist jääsalatit, üks maksis 70 senti ja seda ma siis kasutan ka lihtsalt nädala jooksul kuskile salatisse ära. Põhimõtteliselt see kõik, mida ma siin näitan, on siuke nädalakraam. Me tarbime väga palju värsket. Siis koti täis hurmaasid. Hurmaa kilo oli ka siis euro, praegu on ju hurmaa hooaeg ka, eks ju. Siis brokkoli, külge suur brokkoli. Palju see maksis? 1,20 oli vist. Jah, 1,20. Siis sidruneid. Jällegi suur koti täis. Ma tarbin iga päev mingi 2-3 sidruni mahla umbes. Ja siis see oli siis 70 senti kilo. Või 80 senti. Või mõnetagi praegu. Siis tomateid ka korralikult 2 kilo äkki erineid ja 1 euro kilo. Siis banaanid on siin 1 kobar, euro kilo. Siis ma ostsin oma rohelist teed juurde, sukene suur pakitäis on 4 euri. Siis Petersel anti meile lampi tasuta kaasa, küsisime palju maksab, andis tasuta kaasa. Siis on üks magusaputka, kus on nagu hästi palju igast huvitavaid magusid asju müügil. Sealt ostsime siukse väikse kotitäie selliseid maiustusi. Siin mulle tundub, et on siuke pähkli ja mandlikreem sees, mega maitsev. Ja siis on ka ühed siuksed väiksemad maiustused, sellised.
ja need on siis põhimõtteliselt martsipani pallikesed lihtsalt ja ka üli head, aga mulle meeldib see pähkli oma natuke rohkem. Ja siis kurkum sai mul just otsa. Kurkum on siis see, millest ma teen neid šotte ka ja kurkumit ma panen põhimõtteliselt igale poole toidu sisse natukene. Siis seda maitset ei tunne, see maitse kõige parem just ei ole, aga ta on ülikasulik asi. Ta on nagu ülikasulik asi. Seda tegelikult peaks igaüks kogu aeg tarbima. Ta on lihtsalt nii kasulik ja põletiku vastane küll nakne reaalselt hakake kurkumit tarvitama. Ja siis 6 kilo väikseid apelsine ja apelsini olid 3 kilo oli 1 euro. Ülimaitsvad, siuksed hästi magusad ja hästi väike hapukas noot on kõrval, mis on lihtsalt imemaitsev. Rohkem vist ostudki midagi. Nii vähe ostsimegi. Vot, siuke saak ja lähen pühapäeval veel korra turule, siis tahaks sealt mangosid saada, et praegult mangosid siin turul nagu väga hea hinnaga just ei näinud. Avokaados ostsime ka ju, kust need olid? Ja neid siis 3 kilo maksis siis 7,50. Aga eelmine nädal just mangod olid, kilohind oli 1,70. Täna ma nägin kilohind oli 3, 2,80. Et vaatame äkki pühapäeva turult saab siis odavamat, et kui pühapäeval niikuinii lähme, siis kraami praegu on nagu nii palju, siis vaatame äkki sealt. Et see pühapäeva oma asubki siis siit Torreviejas natuke väljas, aga reede omaks asub Torreviejas sees, et need on nagu sellised erinevad turud. Vot, aga täna ma teen juuksi vabapäeva, aga see ei tähenda, et see on trenni vabapäev, vaid ma ilmselt, ma arvan, ma hakkan kohe sumbat tegema. Mul on tegelikult see nädal juba 2 sumbat tehtud ja käisin ka bachata salsa trennis see nädal jälle üle pika aja. Ma polnud reaalselt bachata salsas käinud mingi 3 nädalat äkki, sest ma olin vahepeal ju Eestis või isegi 4 nädalat. Ma olin vahepeal Eestis ja siis kuidagi ei jõudnud käia. Ja seekord siis muidu tavaliselt me seal trennis tantsinud bachatat enamus aja, salsat ei ole nagu üldse tantsinud, siis seekord me enamus aja tantsisimegi salsat ja tegime erinevaid salsasamme ja see oli nii lahe, mulle nii hullult meeldis. Täiega challenging on minu jaoks see, et kontsadel tantsimine on, et kui sumbat ma olen harjunud kogu aeg tossudel tantsima, siis see on nagu nii lihtne selle kõrval, kui sa kontsadega tantsid. Mida sa mõtsutad? Seda ka. Okei. Räägin sellest ka. Torreviejas on hästi palju soola. On soolajärved ja Torreviejas välja transporditakse väga palju soola. Meil on need soolalindid, isegi ma olen siin vlogides ka näidanud. Ja me jõudsime ka Torrevieja soola. Üks lihtsalt täiesti ühel tavalisel õhtul jalutasime kesklinnas ja nägime ühte putkat, kus peal oli kirjas Torrevieja sool ja siis me läksime sinna sisse ja seal oli erinevaid mingeid soola asju müüdi, nagu hästi palju erinevaid soolakotikesi ja veel erinevaid tooteid soolaga tehtud. See ongi siuke pere ettevõte ja juba mingi mitmenda põlvkonna käes ja siis me ostsime siukse pakikese Torrevieja soola, nii et kui me siin Torreviejas oleme, siis peab Torrevieja soola ka tarbima, nii et tarbisime me eelmise soola ära ja just võtsime selle kasutusele. Nii et äge, hästi palju kohalikku on meil siin. Aga tulles tagasi tantsujutu juurde, siis jah, mulle see salsa lihtsalt nii meeldib. See meeldib mulle rohkem kui bachata. Bachata on nagu hästi siuke puusa nõksu. Salsas on ka, aga salsa kuidagi sammud on nagu ägedamad. Ma ei tea, ma ei oska seletada, miks mulle see rohkem meeldib. Võib-olla ma peaks natuke rohkem tantsima selleks, et ma saaks aru. Aga on aeg trenni ära teha, siis saab tööd teha jälle. Tegin oma sumba ära. Ja nüüd ma olen siin infrapunamati sees. Ja reaalselt see infrapunamatt on kõik, mida ma hetkel vajasin veel siia õhtusse. Suala monteerin ühte videot. Ja ma olen nii ammu matitanud. Esiteks, võida kuidagi suvel ei tahtnud, sest suvel oli nii palav õues. Ja teiseks, mul oli just nüüd, kui ma Eestis käisin, mul tehti püsikulmud, ma käisin nagu meigis kulmu püsimeigis, siis ei tohtinud higistada ja pluss mul lõigati selja pealt üks suur
nagu nahaalune punn ära, mis põhimõtteliselt järjest kogu aeg kasvus, ma ei mäleta, kuidas seda nimetatakse, aga see oli nagu reaalne lõikus, nii et mind õmmelda ja kõike. Et nüüd on sellest möödas juba 2 nädalat ja kulmude tegemisest on ka 2 nädalat. Et siis nüüd ma tohin siin kõike teha ja ma võtan ikka täie mõnuga ja ma arvan, et ma teengi nüüd selle kuuriga läbi selle Matiga, et ma viimati tegingi kuuri aastaga tagasi läbi. See on niimoodi 2 nädalat järjest iga päev nagu oled selle Mati sees, et siis saame nendest jääkajatest tahti, kui ma niikuinii siin sellel uuesti enda leidmise teekonnal olen, siis ma arvan, et on mõistlik seda teha. Võt. Aga peakski nüüd vett ka juoma, mul veeklaas ka siin kõrval. See on kohe vett ka juua. Ja muidugi nice on see, et ma just täna hommikul pesin pea. Nii, kell on vahepeal saanud 3:30, tööasjad on tehtud ja nüüd mõtlesime, et lähme käime siin natukene ringi jälle, et meil läheb pimedaks siin natukene peale 6, nii et ma arvan, nii kaua umbes siin käimegi ringi, lähme vaatame ühte siuksesse kohta nagu San Pedro, mis on meie juures 25 minutit. Pole seal käinud kunagi, ei tea mida oodata, pole mingi suur koht, aga samas nagu kuskile kaugele ka praegu minema ei hakka ja pealegi meil siin ümberringi tegelikult päris palju nagu selles suhtes avastatud, et kui tahta kuskile kaugemale minna, siis teinekord peaks juba natuke varem startima. Aga jah, lähme vaatame ja joon oma lemmikud maasika Helenlit, reaalselt mulle nii maitseb see nii hea lihtsalt. Vaata, see on mägesid. Põhimõtteliselt siin on ka siis soolakuhjad, soolaärvad ja toimub siis siinsamas on kohe sadam ja siin toimub siis kohe ka eksportiivset toida. Mulle nii meeldib vaadata teiste vlooge ja eriti siis, kui ma ise olen ka vloogimisel ainel. Nii et ma nüüd vaatan siin Fit Angela vloogi. Mind lihtsalt ennast nii motiveerib vloogima, kui ma vaatan teiste vlooge. Ma ei tea, vahepeal võib-olla vloogides nagu, võib-olla seda on raske ette kujutada inimesel, kes ei vloogi. Aga kui sa vlogid, siis sa põhimõtteliselt räägid iseendaga lihtsalt nagu kaamerasse. Ja teile tundub, nagu ma räägiksin otse teiega, aga tegelikult sa räägid nagu iseendaga. Ja siis see võib tunduda vahepeal nagu siuke üksik ja siuke mõttetu, et nagu kellel ma seda räägin või nagu miks ma seda räägin kõike. Aga kui vaatad teiste vlooge, siis saad aru, et okei, teised teevad ka seda. Meie tänane plaan on see, et lähme turule jälle reede. Mõtlesin, mangot ei saanud. Põhimõtteliselt lähme mangojohile. Võib-olla midagi veel. Ja võib-olla apelsine ka veel. Apelsinid on nii head praegu, ma ei väsi nagu kiitmast neid. Et vaatame neid ja siis lähme otse turult trenni. Fun fact, siin on meie juuks näiteks on nädalavahetusiti ainult kella 5 avatud. Nagu Eestis ma väga kahtlen, et nädalavahetusiti on vähem avatud juuksid. Minu arust, kui on siis mingi maks tund vähem. Meil tavaliselt juuks on avatud vist mingi 10 tööpäeviti või 11, ma ei ole päris kindel. Aga jah, et nädalavahetustiti on ikka palju rohkem või palju vähem tähendab avatud. Ja näiteks kui on mingi riigipüha, siis ka nagu väga hästi on, kui see juuks on avatud. Aga enamasti on juuks ikkagi kinni. See näitab seda kultuuri. Sa pead lihtsalt arvestama sellega, kui sa siin oled, et teed mingid muud trenni sellele päeval või siis lihtsalt teed oma trenni teete ära, et see ei ole nagu midagi halba, sa pead lihtsalt arvestama sellega. Aga see on jah niisugune fun fact lihtsalt siia vahele. Et jah, nende jaoks on lihtsalt väga oluline kõik see puhkus ja fiestad, pidustused ja nemad ei ela selleks, et siin töötada, vaid nad töötavad selleks, et elada. Ja by the way, ma hakkasin eelmine kord, kui ma nüüd Eestis käisin, ma lennukis mulle hullult meeldib igast mingit sarju nüüd vaadata. Ma proovin niimoodi sätida, mul on nagu tööasjad selleks tehtud, kui ma hakkan neid sarju vaatama. Et ma tihtipeale ikkagi lennukis teen ka mingeid asju, aga mul ikkagi lennusõidupäevad on päris pikad, sest alati on vahe maandumine, kuna Alicantest otse lendu ei lähe, siis mulle meeldib igasuguseid sarju nüüd vaadata. Ja esiteks, mis sarja ma vaatasin siin paar kuud tagasi, oli see
Ginny and Georgia, vaatasin kõik hooajad ära, kõik osad ära ja nii hea sari, mulle nii meeldis see. Ma tean, et see on mingi hullult vana sari juba, just kui kõik on näinud seda, aga ma ei ole kunagi väga mingi sarja inimene olnud, nii et jah, ma siin alles avastan neid, on ju. Siis muidugi Love is Blind, seda ma juba ammu olen alati vaadanud, noh, siukseid mingi realiteid ma olen nagu ikkagi vaadanud, aga nüüd, oh my god, ma hakkasin vaatama Emily in Paris. Ja lõpetage ära, kui hea sari see on. See on nii hea sari, et ma arvan, miks mulle see nii väga veel meeldib, on sellepärast, et ma kuidagi saan nagu nii samastuda sellega. Kes ei tea, siis põhimõtteliselt see sari räägib ühest USA tüdrukust, kes kolib Pariisi, et siis turundusagentuuris seal tööd teha. Aga see sari on lihtsalt nii hästi tehtud, esiteks see on nii naljakas minu jaoks, kuna Prantsuse ja Hispaania kultuurid ikkagist on võrdlemist sarnased, nad on ju naaberriigid ja ilmselgelt on neid mõjutused ja asjad, et noh, näiteks, ma ei tea, seal näiteks kohe esimeses või teises osas oli see, et see Emily, siis see peaosaline, läks oma korterisse Pariisis ja siis tal öeldi, et ta elab 5. korrusel ja siis ta nagu enda arust kõndiski 5. või oli 4. korrus, ma ei mäleta, igatahes öeldi, et mine 5. korrusel, sa oled seal. Siis ta läkski 5. aga siis tuli välja, et see on hoopis 4. korrus, sest esimest korrust nad ei loe nagu korruseks ja Hispaanias on samamoodi, on ju. Ja siis seal on ka niimoodi, et samamoodi nad nagu ei ela selleks, et töötada, vaid nad töötavad selleks, et elada. Eks nende prioriteet ongi kõik igasugused branšid ja pidustused ja puhkamine ja elunautlemine ja siukene nagu, jah, seda küll ei saa just üldistada, aga tegelikult nagu saab üldistada. Igatahes saad aru, mida ma mõtlen. Minuks on see mega naljakas sari, mega äge sari, mulle nii meeldib, kuna ma ka ise tegelen ju turundusega, eks ju, et siis ja see tüdruk veel ise seal sarjas, see peategelane nagu teeb enda sotsiaalmeediasse ka sisu, on ju. Ja tal nii-öelda jälgijaskond täiega kasvab seal sellel ajal, kui ta seal kajastab kõike, mis ta seal Pariisis teeb. Et selles suhtes nagu nii relate'in selle sarjaga lihtsalt, nii samastun, et seda on nii äge vaadata ja nüüd mul ongi põhimõtteliselt see kõige viimane hooaeg, ma ei tea, mitmes see on praegu 3. mis väljas on või 4. Mul on praegu see siis siuke algusjärgus ja ma tean, et detsembris tuleb uus hooaeg, nii et ma olen väga excited selle üle ka. Igatahes, kui sa ei ole vaadanud, siis ma väga soovitan Emily in Paris ja Ginny and Georgia ja Love is Blind, väga head sarjad. Ma suht kindel, et kõik on suht need juba ära vaadanud, aga kui see ei ole veel, nagu mina ei olnud siiani, siis ma väga-väga soovitan. Ausalt, anna võimalus. Isegi kui sa ei samastu nii-öelda selle Emilyga nii väga, siis ma usun, et sul ikka meeldib see sari. See on väga äge. Vot nii, aga lähme oma päeva juurde edasi. Käisime just turul ära ja siis ostsin oliive ja tahtsin küsida neid hambatikke kaasa. Ja siis mina teadsin, et see sõna on hambatikk on vahio, nagu Kaspar on mulle kogu aeg rääkinud ja siis nad ei saanud aru, mida ma täpselt küsin, valesti hääldasin ja siis nad õpetasid mulle, kuidas seda hääldada, see oli siis vahio, peaks olema õige. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kuidas on huvitav, kui ma teinekord tahan küsida hispaanlast, et kuidas sa seda sõna hääldad, kuidas sa küsid seda sõna või kuidas sa küsid seda nagu hispaaniakeelse lausena. Nüüd ma õppisin uue lause ära. Kui sa tahad küsida, kuidas sa seda sõna hääldad, siis see on como se pronuncia esta palabra. Kõiki muid sõnu teadsin, ainult mitte seda pronuncia, ehk siis see on nagu see nagu pronounce sõnast, ingliskeelsest sõnast. Tegelikult niimoodi, kui võtad, siis ei olegi hispaania keel nii raske. Ei ole üldse raske tegelikult, hästi paljud ingliskeelsed sõnad on sarnased hispaaniakeelsete sõnadega. Et ongi, niimoodi on ikka päris hea meelde jätta uusi sõnu. Lihtsalt oledki nendes teatud situatsioonides, mõtled, kuidas see lause või kuidas see sõna on ja nii õpid tegelikult kõige paremini. Ehk siis, como se pronuncia esta palabra? Ja eelmine kord küsin, kohe hea meelega küsin.
Oh yeah, exercise. Yeah. There's two options. One option was sent, and just like it's like this, yeah. Okay, like keep. I'm from Estonia actually. Estonia. Yeah, nice to meet you too. Mul juhtus täna niisugune huvitav asi, et üks tüdruk tuli minuga rääkima, küsis, kuidas ma seda harjutust teen, kickbacki ja siis kuidagi jäime nagu rohkem rääkima taga ja tuli välja, et ta on tegelikult pärit Algeeriast, aga ta on siis siin terve elu elanud ja siin üles kasvanud. Nii et väga huvitav, väga hästi rääkis inglise keelt ka ja kusjuures nii huvitav, et ma just nagu, kui ma nägin teda riietusruumis, siis ma just mõtlesin sellele, et ei tea, mul on nagu kuidagi hea tunne selle tüdrukuga osas, siuke tunne, et nagu ma hakkame nagu rääkima üks hetk ja siis lampi tuligi minu juurde lihtsalt, et ma just tegin oma seti ja siis tuli minu juurde rääkima, et keegi teine ei ole kusjuures siin nagu tulnud minuga niimoodi rääkima, et see oli esimene kord ja kuidagi tunnetasin seda ette, et ta tuleb, aga jaa, hästi tore tüdruk oli ja nii tore, kui niimoodi tullakse rääkima ja juba connectisime ka Instagramis ja Vot, aga kõht on nii tühi, nii et lähme koju, osime just kala, lähme koju kala sööma ja kultuurmustikaid ka, osime neid ka turult, olid siis 10 € kilo. Et see hea hind. Nii et ma tahaks juba neid mustikaid ka täiega süüa. Siin mis teed seal, ei tohi laua peal olla ju. Ei tohi olla laua peal. Kell on mingi 21:30, vist peaks küll täpselt olema. Ja õues on nii soe, et saad käia vabalt lühkadega. Minul on pusa peal, Kaspar on lühikeste kästega ka, aga yes, nii soe ongi. Ütleme sükke mingi 17 kraadi on äkki. Mõnus. Meil on siin üks uus asi, mis meile väga meeldib teha. Mängida valet. Huvitav, kes võidab, ei tea veel, aga ma olen väga rahul sellega, et ma olen Kasparit juba 2 mängul võitnud. Mul nii hea veel, ma võitsin 3. mängu Kaspari vastu ja see on nüüd viimase 3 päeva jooksul. Iga päev 1 mängu võitma ja mõtlesin just üle-eelmine kord päev enda seda, kui ma võitsin esimese mängu Kaspari vastu, siis mõtlesin, ma ei unusta kunagi seda päeva, kui ma siin võidan. Ja juba 3 mängu võitud, mul nii hea veel. Väga hea meel. Yes. Nii hea veel lihtsalt. Käisime just hommikul ujumas, me polnud ujumas käinud, ma arvan, mingi 1,5 kuud äkki. Ja näitab Google'is, nagu vees oleks siin siuke 19,5 kraadi, aga tundus nii külm, nagu tõesti, ma arvan, et nagu pigem tundus nagu mingi 16 olema. Et ma ei tea, võib-olla on 19, me oleme lihtsalt nii ära helitatud, arvestades seda, et suvel oli siin mingi 30 kraadi vees, siis jah, võib-olla me lihtsalt ei oska seda hinnata. Kuigi me võtame tegelikult iga hommik külma duši, nii et nii külma, kui siit tuleb, siit kraanist, ega siit väga külma ei tule just suvel, aga me võtame kõige külmemat, mis siit tuleb. Vot, aga ma hakkasin tegema siin kanasuppi. Kaspar tellis kanasuppi ja ma tegelikult ise olin ka juba pikalt mõelnud, et võiks teha, sest et meil on siin ka ikkagist nüüd jahedamad ilmad on ja meil on siin varjus on 17 kraadi praegu. Kassid hakkasid mängima. Seal vahes. Et tunned kohe jahedam, ma tahaks nagu suppi süüa, vaata. Nii et panin kana siia poti sisse ja issand jumal, nii hea lifehack. Nii hea lifehack. Ma ei tea, miks ma ei ole seda varem kasutada. Osta kana lahtisest letist. Nagu see tuli nii odav. Reaalselt kilohind oli 4 €. Kui ostad pakendatult, siis on alati palju kallim. Ja praegu sain suure pataka kana koos kontide ja kõigega. Oli mingi 6,40 äkki või. Nii et näitan teile palju siin sees on. Ikka on, ma hakkan alles puljongit tegema. Selles suhtes nagu, ma ei tea, miks ma üldse olen ostnud pakendatud kana eelnevalt. Aga kuidas mina teen puljongit? Ma panen lihtsalt siia siis vee koos kanaga potti. Siis ma panen siia küüslaugu varsti sisse, sibula sisse, selleri sisse
ja siis ma lihtsalt, ja siis muidugi ka soola, pipart on ju, ja kurkumi maitseainet ka. Ja siis mingi aeg lisan ka siia kartuli ja porgandi. Ja siis lasen lihtsalt täiega pikalt seda podi, seda kõike, et kunagi ma tegin nii, et ma lisasin kartuli ja porgandi alles kõige lõpuks, siis kui põhimõtteliselt puljang oli juba valmis, aga ma ei tea, ma üks hetk sain aru, et miks ma seda nagu edasi venitan, et tegelikult nagu see annab ka maitset ja see on ka nagu nii mõnus, et pigem natuke kauem ikkagist hoida kartulit ja porgandit ka siin puljangi sees. Vot, aga ma tahtsin teile näidata mul silmadel, ma ei tea, kas siit on hästi näha, aga mul silmadel on mingi haige lööve siit alt, nagu siuke hästi kollane. Ma kasutasin mingeid uusi silmapatju ja lõi mulle nagu täiega siukse lööbe siia alla. Nii et siuke suht sügeleb ja selline ärritunud on. Nii et sellepärast mul nagu silmalused ongi praegu siuksed, et nagu mul tumedad ka, aga need on ka lihtsalt väga ärritunud, et veits nagu haige silmad on. Mulle just tõi kuller Nordista paki Eestist. Nii et teeme lahti selle. Siin on kõik siuksed asjad sees, mida ma ei ole veel maitsnud. Kes ei tea, siis Nordista on siis müüb erinevaid tervisetooteid, ma ütleks, on neil kõik see sortiment. Ja ühed asjad, mida nad müüvad, on Dave & Johnsi tatlid, mille fänn, ma olen lihtsalt kirglik fänn. Ja neil tuli ka uus toode välja, kus on siis põhimõtteliselt snäkid, siis soolased snäkid. Vaatame. Oh my god. Kõigepealt siis suur cherry cola, siis tatlikesed, siis on, oh my god, piparkoogi tatlid ja siis on veel ühed jõulutatlid, röstitud sojaoad oliiviõliga ja teine soolane snäkk, röstitud põldoad meresoolaga. Nii, teeme teistesti. Ma ütlen, kui ma saan Hispaanias olles paki, ma olen nagu mingi 100 korda rohkem excited, kui ma sain Eestis pakist. Eestis on tavaline kuidagi, aga siin ei ole see üldse tavaline nagu, see on 4000 kilomeetri kaugusel siia. Oh my god. Need lähevad juba mega hästi. Mine metsa, kui head nad on. Oh my god. 10/10. Röstitud sojaoad oliiviliga. Issand, kui head need ka on. Nagu kellele tervislikud snäkid meeldivad, see on täiega nagu kelle raudsed maitsevad need ka. Nendes on 41% proteiini. Teate, ma tahan kohe teistele asjadele teist testi teha. Vot, teemegi sellele gingerbread. Mul just oli eile räige piparkoogi suhu. Lõhnavad täpselt nagu piparkoog. Oh my god. Täpselt nagu mingid piparkoogi pallikased. Issand, kui hea. Ühesõnaga, mul läheb nüüd suht kohe. Ma ei tea, kas kui see video üles läheb, millal see läheb üles. Ma ei tea, kas mul siis on see enam käimas, aga võite vaadata. Mul läheb tegelikult Instagramis või TikTokis, ma veel ei tea. Läheb siis need samade tatlite loos lahti. Nii et kui sa oled ka tatlite fänn, siis võib selle proovinud, aga tahaks proovida, siis mine kindlasti võtta minu Instagramis Ketereteele või TikTokis Ketereteele loosimängust osa ja sul on võimalus võita. Me ütleme nendele ka teistest. Maitse on ka täpselt nagu Marianne kommil. Teeme siis nendele ka ära. Ja lõhnabki täpselt nagu cherry cola. Mis asjad need on nagu? Nii head jälle. Ma ausalt, ma lihtsalt ei ilusta mitte midagi, need ongi lihtsalt nii head. Nii äge, appiku tore. Nii et varsti saate siis osaleda loosimängus. Ma arvan, see läheb juba, täna on 17. november, siis ma arvan, et see läheb nüüd see reede üles mul. Appiku lahe, aitäh Nordista! Ma just panin omal kõik vlogimaterjalid CapCuti ja ma vaatan, et ainult kaameraga filmitud videotel on mul juba 50 minutit materjali. Muidugi ma lõikan ka mingi osasid välja, aga mul ei ole ka telefoni materjali veel siin, nii et ma arvan, et suht mingi tunnine vlog tuleb siit. Nii et ma mõtlesin, et vaikselt tõmban selle vlogi osakesed siin kokku
aga ma tahtsin öelda, et ma olen nii excited, sellepärast, et me tegime just väga suure ostu. Ei, me ei ostnud kodu või midagi sihukest. Meie nagu, mida me ostame, kui ma mõtlen midagi sihukest, me tegime suure ostu, on tehnika. Mõtlesime just endale uue kaamera, millele ma olen nii excited, see on nagu nii suur ost, see on nii kallis ost, aga see on investeering, ta ei ole mitte mingisugune nagu riidese, mida sa lihtsalt kannad ja see nagu sulle kuidagi nii-öelda väärtust otseselt ei too, siis kaamera toob ikkagi sulle nagu otsest väärtust, kuigi meil on tegelikult väga hea tehnika pagas juba olemas, meil on nagu väga mitu kaamerat täiesti erinevate otstarvetega ja mitu erinevat mikrofoni komplekti ja mitu erinevat ringlighti ja nagu meil selles suhtes väga korralik tehnika olemas, aga on aeg nagu edasi liikuda veel. Nii et väga pikalt kaalutud ja mõeldud otsus sai tehtud. Kui nii suur rahasumma maha läheb, siis on siuke. Aga samas see on, jah, tuleb võtta seda, et ta on investeering ja aga nii aga ma arvan, et nüüd läheb, või noh, sellest mitte ma arva, vaid kindlasti lähebki meie töö kvaliteet ka oluliselt paremaks ja see on nagu nii imelik mõelda ausalt. Aga mul vist rohkem ei ole hetkel midagi öelda. Mul tundub, et mul on siukene vlogimise rutiin sisse saanud jälle. Ja ma kuidagi, alguses, kui ma seda vlogi alustasin, ma mõtlesin, et ma teen siukse novembri vlogi. Mõni päev vlogin, mõni päev ei vlogi. Aga ma ei tea, kuidagi nii mõnus nagu tuhin on sees. Ja ma kuidagi nii väga tahan nagu kõiki jäädustada jälle. Ja kui ma tahan teiega jutustada ja niimoodi palju lihtsam jutustada, kui sa lihtsalt suht igapäevaselt vlogid. Kuigi nagu hästi lihtne läbi põleda sellega, nagu ma kunagi põlesin läbi tegelikult vlogmassi ajal, ma tegin seda vist mingi 3 aastat tagasi ja ma lihtsalt nii rämedalt põletasin ennast läbi sellega. Iga päev mingit videot üles panna, nagu kes seda teeb ja ei põle läbi, väga tubli, aga mina põlesin täiega läbi ja pärast seda ma olengi oluliselt vähem postitanud YouTube'i, nagu sealt sai kõik see nagu alguse. Miks mul oli kuidagi siuke blokk oli peal, lihtsalt nii jõhker blokk oli peal. Nüüd ma tunnen, et võib-olla nüüd hakkan lõpuks seda nagu tagasi saama, et ma tahan siia YouTube'i tagasi tulla. Nii et tahakski nüüd selle vlogi siin ära monteerida ja äkki ma saan juba see nädal selle üles panna. Ma reaalselt siis oleks postitanud 2 nädalat järjest, sest ma alles panin oma eelmise vlogi üles. Nii et äkki jõuame asjadega siis lõpuks niimoodi, et suht mingi nädalase vahega saan oma vlogid üles panna, kui ma olen need filminud. Siis on võib-olla teil ka huvitavam jälgida. Aga tõmbame siis otsalt kokku, mis siin ikka. Mul on siin mälukaardile peal 5 minutit ruumi. Ma võiks pläkutada küll siin, aga mis siin ikka. Aitäh, et sa olid minuga selles vlogis ja käes on juba novembri lõpp. Nii et ma arvan, et järgmises videos äkki natukene kaunistame ka siin tuba, kuigi väga palju ei hakka mingeid asju siia ostma või midagi tegema, aga samas jõulutunnet väga tahaks. Ja meil ei ole ahju ka, nii et ma jõulutunnet vahest tekitan ka sellega, et ma küpsetan mingid piparkokke või midagi siukest mõnusat ahjus. Aga meil ei ole ahju, millest mul on ülimalt kahju, ülikahju. Nii et minu arust ahi on nagu esmatähtis, aga meil ei ole ahju jah, nii et peab sellega kuidagi hakkama saama, et ohju ei ole. Siis tahakski lihtsalt jõulutulukese panna ja ma ei teagi võib-olla midagi veel, kuigi ka siin väga, see ei ole nii suur korter, siin ei anna midagi väga teha. Aga kas või jõulutulukesedki. Nii et äkki järgmises videos on juba jõulutulukesed või lähme ostma jõulutulukesi või vaatame. Ühesõnaga, tahaks seda jõulumeeleolu, sest et mul ei ole üldse jõulutunnet see aasta. Et kuidagi jah, võib-olla see, et ma olen nii soojas siin vaata ja siin ju ei saja ilmselgelt lund on ju ja mul on nagu 0 jõulutunnet sellel aastal, mida mul ei ole kunagi varem olnud, mis ka üldse ma imesta on ju, aga jah, et tahaks nagu endal koduski kas või tekitada seda. Ja võib-olla see ka natuke mõjutab, et tavaliselt süüksel ajal läheb juba nagu megavara pimedaks, aga mitte et ma seda igatseks, aga meil läheb siin praegu siuke 6 läheb täitsa pimedaks, Eesti aja järgi kell 7. Nii et ikkagi suht kaua on veel valge.
ja võib-olla see ka nagu tekitab rohkem mulle seda, et okei, et suvi on, miks kõik mingi jõulukaunistusi panevad ja miks kõik mingi jõuluasju müüvad, nagu mingi juunikuu on, et miks te seda teete. Aga tegelikult vaatad kalendrisse on november, mis on lihtsalt väga imelik. Ma ikka pläkutasin siin 6 minutit. Ilusat novembri lõppu teile, kui te vaatate seda novembris või detsembris, millal iganes. Ja kui sul meeldib mu videod, nagu ikka, like'i, subscribe'i, teeme 2000 subscriberit täis, eks ole. Ja näeme jälle järgmises videos. Tšau!